23. oktoober aasta 2011 on Kärdla Ühisgümnaasiumi segakoori jaoks oluline päev, sest just siis astuti üles koos Ott Leplandiga saates Laulupealinn. Vai, olen palju ülütanud. Ta on nüüd Hiiu kauboi. Aga teeda korra mingiks lõdvaks lipsuks. Ma ei oska lipsa ausalt öeldes teha. Bussifirma Koobus koos lahke bussijuhiga ning Saaremaa laevakompanii parvlaev Ophelia võtsid enda õlule raske koorma meid turvaliselt ja hästi Tallinnasse transportida. Laevareis kulges noorte jaoks peamiselt laulmise ja klatsimise tähe all. Talle ei sobi see alamseltskond vist. Me ei kõlbaks. Kuulum Armu Viisik. Päris vana tegelikult, päris ausalt. Ei. Tallinnas kujunes meie pesaks hotell Tsingel Männikul. Käime söömas, kui mul nii üle nelja. Nüüd lähmegi. Lemmikkanal TV11. Meie 9. korruse tubadesse viis meid 2002. aastal ehitatud vana lift, mis liikus hirmus aeglaselt ja mille tehnoülevaatus oli viimati tehtud 2009. aasta oktoobris, kui uskuda silti, mis lifti seinal oli. Veidi hirmus oli. Enne esimest lauluproovi VAK-kooli õpetajate käe all veetsime viljakad tunnid Solarise kaubanduskeskuses. Raha ära kulutatud, nüüd laulma. Siit veereb kohale meie alati rõõmus lauluõpetaja Anneli. Ma tean lõõran, tšau! Kuidas läheb siis? Väga hästi läheb. Kuidas teie reis läks? See, et ta üldse kuhugi jõuaks, siis see ongi see, et energiat on vaja. Et mitte volüümi, aga just seda, nagu te hakkaksite seda endast välja hüüdma. Proovime natuke seda energiat saada. Vaadake, Andik, teil on üks, siis ta on nagu surnud noot. Et andke teie ka siia väike. 1, 2, 3, jaa. Pärast tutvumist reaalsusega muutus meie lauluõpetaja aga väga mõtlikuks. Kõige suuremaks väljakutseks meie lauluõpetajate jaoks sai meie suukuju muutmine. Ikka suunurgad ülespidi. Halleluja.
Kui viisipidamine hakkas ilmet võtma, hakati meile liikumist õpetama. Õnneks erilisi tantsupoognaid selles loos teha polnud vaja. Ja siis anti väike näitlik õppetund. Ükskord saab aga iga proov läbi ja meid ootas ees taas hotell Džingel ja magus uni. Või nii oli vähemalt mõeldud. Öine elu hotellis, kus on 3-4 ekskursiooni, nendest enamus lapsed, ei ole kõige magamist soodustavam. Ja seda enam hotellis, kus kõik seinad ja uksed hirmsasti läbi kostavad. Aga ega pühapäev tulemata jäänud. Kell on 05.07 ja tulime saunast just 4 äkkisime, käisime saunas. Nüüd läheme sööma, süüa saab küll 7, aga palume kokkaleilt, äkki saab nagu uus. Kodus. Väga nõnda ütles, et kuuled, su kitarriga juhtus midagi. Aga siis Mihkel oli, mis asja? Ja siis Susanna ütles, et see võeti ära. Kuulele? Turvamees võttis ära. Küll oli suur uskuma. Päris pahur oli. Jah, sinu käest võttis ära. Sinu päris? Aga miks? Ma ei saanud ära miks? Sest mängida ei tohi. Harri tõmbas siin ühte keelt. Ma tõmbasin 3 keelt. Harri, tule siia, miks sa keelt tõmbasid? Ma ei tõmbanud keelt, ma tõmbasin keeli. On pühapäeva hommik, kell on saamas peagi 10. 10:30 on meid kutsutud Rahvusringhäälingu stuudiosse, selleks, et alustada proovide ja salvestustega. Siin me oleme Hiiumaalt. Aga peagi saime teada, et täpsed inimesed saavad üsna tihti oodata teiste järgi. Nimelt planeeritud salvestus, mis pidi algama 10:40, algas orienteeruvalt kuskil enne 12. Aga seega tuli aeg täita millegi muu huvitavaga. Väga šefid nägid kõik välja. Mulle eriti meeldis ostis piima. Cristiano Ronaldo ostis piima poest. Elu 24 kirjutud. Oota, kes see teine oli? Rihanna, kes purksi söömas. Käis purksi söömas. Ma tahan seina toolida. On ärevad. Energia. Ja, ma käisin hommikul on juba pildistamas käidud, äkki grimm on tehtud ja nüüd on siuke librikad on kõhus. Ott on esimest korda värske meil pühapäeva hommikul. Ma tean küll seda. Suureks etteasteks valmis. Kuna meil tänase päevaga seotud laulu veel laulda ei lastud, siis otsisime teised laulud oma repertuaarist üles. Ja telega töö, päevad meil pikad ning lühikesed öö. Suverat on lootusuu. Ja siis algas Halleluuja salvestus. Salvestus sellepärast, et koos bändiga ei olevat võimalik koori laivis võimendada nii, et teda kuulda oleks. Kuid salvestamine imevaikselt kostva fonogrammi saatel ja soov aktiivselt ja valjusti laulda ei paistnud kuidagi kokku sobivat ja nii ei tulnud meil sellest laulmisest kuidagi moodi midagi ilusat välja. Vähemalt meile tundus nii. On nagu on.
esindada oma kodukohta Kärdlat on väga suur au. Ja laval oli jälle väga võimas. Aga mis siis juhtub, kui te välja kukuksite? Midagi ei juhtu. Kas oleksid kurb ka? Natuke kindlasti. Ainult natuke. Et kiiruga klopsisid selle nagu fono valmis, siis me pidime selle järgi tegema kõike. See on nii hull. Just. Tere! Jaa, tahad sa ka öelda midagi? Miirjam tahab seda, et lähme koju, meil on kõik nii poolest, me ei tohi laulda. Nii optimistlik seltskond on see. Kõik on hästi, see on jumal rahulikult maha. Ära õpene nüüd. Muidu oled nii särav piiga. Särav. Nüüd jäi enne meie proove üle vaid teiste proove nautida. Nüüd läksid küll sama meelest enda. Mis mõttes? See mees on üks tähtis mees, tema hoolitses selle eest, et lava peal kõik ennast hästi kuuleksid. Van Halenit, okei? Kärdla kui laulupealinna kandidaadi hetke suurim konkurent Kohila rõhus jalanõudele. Mis nüüd Birgit ütles? Laulame kõik hästi vaikselt. Ei, laulame vaikselt. Täielik süükes. See on raske laulda, sest ma lihtsalt tavaliselt kuulen ennast nii hästi, nüüd ma ei kuule. Meiega sõime vahepeal ja valmistusime oma peaprooviks. Ja siis saabus tõehetk, milline kõlab ja näeb välja meie koor Eestimaa tipp showbusinessis. Olin pärast salvestamist hüüdnud tema poole, keda me selles laulus kiidame, halleluuja, tähendab ju kiitus Jumalale, et tema midagi muudaks selles minu meelest täiesti aia taha läinud salvestuses. Peaproovis kõlas ja nägi välja kõik suurepärane. Minu kui õpetaja õlgadelt langes suur koorem. Ma olin uhke Kärdla ja Kärdla ühisgümnaasiumi segakoori üle. See koht on ju, saad aru, Broken Heart, see koht. Kogu koorem all. Hästi ilusad olete, ilusti laulate ka.
ei pääsenud me ka ajakirjanikest ega fotograafidest. See käivad showbusinessi juurde. Toomas Unge nimetas saate tegemise pesakonda. Kas te olete enne ka sellist pesakonda näinud? Mitte siin? Ei ütleks ausalt. See on päris esmakord. See on Green Room, kus meie veetsime siis saate eelse ja ka saate aja. Nemad on energiast ja veidrustest pungil saatejuhid Marten ja Teele. Vastab igal juhul Leonard Coheni looga Halleluja. Ning kes küll on Ott Leplandi partneriks? Kehv. Mis on kehv? Kehv. Esimene katse meie lauluga alustada ei õnnestunud. Kitarrist ei kuulnud klikki. See tekitas veidi ärevust. Mis juhtub, kui sama toimub otse saate ajal? Saate läbimäng tehtud. Klaasuste taha oli kogunenud juba suurem hulk publikut, kes igatsesid stuudiosse pääsu. See on saate avalugu. Ma olin. Siis ma olin. Ja lihtsalt on Kärdla järgmine. Missiooniks on leida kohalik kool. Vajaliku rahvale ja Ott Kärdla ühisgümnaasiumist. Rõõmsad, elaga rohkem kui... Näed, mis Green Roomist sai nüüd? Green Roomi 2 inimest. Jaga värskeid tundeid, vaadata oli vägev. Ma ei tea, kuidas teil emotsioonid on? Tõmmas nagu alati jälle jala. Siis tulid see tantsusammel. Jaa. Kõige kiirevad tantsusammel. Aga teine kõrki on ju. Loodan, et mitte täna.
nagu näha ja kuulda, oldi kõikidest pingetest vabanenud ja üle ainult ülepulbitsevad rõõmsad emotsioonid. Nüüd jäi ainult kuulata, kes pääsevad edasi. Aga ega Oti laul polnud veel lauldud. Jäigi üle veel öine bussi- ja praamisõit ja üks väga oluline sündmus paljude noorte inimeste jaoks ongi selja taga. Me tahame tänada kõiki, kes selle võimaluse meile kinkisid.